Nii, väga meeldiv, et ma kõigepealt jagan teiega ekraani, et mul ikkagi need teemad on praegu siin kirjas, et te näeksite ka, et millest juttu tuleb. Kas te näete praegu ekraani? Mõtlen. Ja, kas nüüd on parem? Okei, väga hea. Nii et kuna ma ka näen hästi piiratult, eks ole, kes praegu ekraani taga, kuna mul on need slaidid ees, et Katre, palun anna mulle kohe märku, kui keegi tahab midagi küsida. Nii et kõigepealt väga meeldiv, et teid on nii palju, ikkagi tahate teada, mis on muutumas meie seadusandluses ja kohanemisprogrammi muutmine oli ajendatud mitme põhjusega, et üks oluline on kindlasti see, et meil on jõustunud uus välismaalastele rahvusvahelise kaitse andmise seadus, ta on jõustunud 12. juunil ja jälle uue seaduse nii-öelda väljaandmine oli põhjustatud rändepaktiga, millega on Eesti ühinenud juba 24. aastal ja 24. aastal ja siis 2 aasta oli see periood, millal me valmistasime ette igasuguseid uusi protseduure, seadusi ja nii edasi. Mis seal kohanemisprogrammi vaatenurgast olulise muutusena sisse läks, oli see, et meile on lisandunud üks uus sihtrühm, kelleks on rahvusvahelise kaitse taotlejad. Et vanasti rahvusvahelise kaitse taotlemise protsessi käigus inimestele on pakutud keeleõpet SKA poolt ja see oli vabatahtlik ja see oli, ütleme, vaba tegevuste korraldamise raames, et ta ei olnud kohustuslik, ta oli pigem selline ajaveetmise formaat, mis ei olnud väga süstemaatiline selles mõttes, et osalejaid, kui nad tahtsid, nad osalesid, kui ei tahtnud, siis ei osalenud. Õpetaja käis koputas uste peale, et kas te tulete nüüd siis eesti keelt õppima või mitte. Igatahes nüüd seoses selle rändepaktiga Eesti riik pidi otsustama, et kuidas ta siis edasi läheb sellega. Teoreetiliselt oleksime võinud minna ka samamoodi, aga meie tegime teise otsuse. Põhjuseks on see, et me tegime selle kohanemisprogrammi kohustuslikuks kõikidele taotlejatele. Tegelikult mitte kõikidele, seal on teatud liiki taotlejad, keda menetletakse piirimenetluses ja need on hoopis eraldi grupp, mis tõenäoliselt või seal on väga suur tõenäosus, no, peaaegu 100%, et nemad luba Eestisse ei saa. Ja seetõttu nendele kohanemisprogrammi ei pakuta. Kõikide teistele aga pakutakse isegi, kui nad paiknevad kinnipidamiskeskustes. Sest seal on ikkagi see tõenäosus, et nad saavad luba, on täitsa olemas ja me ei saa need nii-öelda välistada. Miks selline otsus on tulnud, on tegelikult see, et Eesti riigis on väga vähe hoobasid, kuidas saada isegi nende sihtrühmade puhul, kelle jaoks kohanemisprogramm on kohustuslik, kelleks on ajutise kaitse ja rahvusvahelise kaitse saajad, ikkagi seda kohustust täitma. Sellepärast, et kui aus olla, siis Eesti riigil ei ole otseselt sanktsioone või mingisuguseid mehhanisme, kuidas seda saaks, ütleme otse, et karistada. Et kui inimene ei täida oma kohustust, siis sellele ei järgne nagu mitte midagi. Ja see on seetõttu, et kohustuslikeks sihtrühmadeks on meil
rahvusvahelise ja ajutise kaitse saajad seni olnud ja nende puhul ei ole võimalik rakendada seda tagasisaatmist näiteks sellepärast, et neile on antud kaitse just nimelt sellepärast, et neid ei ole võimalik tagasi saata. See uus seadus samuti toetab seda, et kui inimene ei tee koostööd kohaliku võimuga, siis on võimalik ta mõjutada ka läbi rahaliste ressursse, et kuna nemad saavad reeglina erinevaid toetusi riigilt, siis selle nimetatakse mitte koostöö tegemisega ja võib vähendada ka toimetulekut. Küll väga-väga väiksel määral, see määr ei ole seal seadistatud kuidagi, aga lihtsalt see on üks põhjus, mida võib kasutada. Ma kujutan ette, et see on just nimelt see, mis on teie laual, et kuna teie kohalikul tasandil möönate need toimetulekutoetusi, et see on üks põhjus, kuidas võib inimesi mõjutada või suunata natukene sinnapoole, nügida sinnapoole, et nad ikkagi kohanemisprogrammis võtaksid osa. Teine muidugi küsimus, mida me üritasime selle muutusega lahendada, on see, et esmane kohanemisprogrammi määrus oli loodud ja üldse kohanemisprogramm oli loodud 2015. See on üle 10 aasta tagasi. Enamasti ta oli suunatud siiski vabatahtlikule rändele, inimestele, kes on tulnud siia tööle põhimõtteliselt. Ta oli hästi lühike, selline loengu rohkem keskendus lihtsalt info edastamisele ja oli need moodulid, mis sisaldusid sinna kohanemisprogrammi, nad lähtusid sellest, mis on see elamisloa alused, kas ta on töötamiseks, õppimiseks, pere ühinemiseks või siis juba need teised kaitseliigid, mis olid juba toona kohustuslikud, aga selles mõttes kohanemisprogramm oli neile kohustuslik, aga neid oli väga-väga vähe. Ja me mõtlesime, et kuna see meie rände põhjused ja rände nagu selline on meil muutunud, et meil on tänapäeval väga palju just nimelt ajutise kaitse saajad, ehk siis need inimesi, kes on tulnud siia mitte omal soovil, see ei ole vabatahtlik, vaid see on sundrände, siis meil on vajalik ja mõistlik üle vaadata ka moodulid ja vaadata sinna sisse, et mis on seal selles õppekava sees. Kas see kestus, pikkus, formaat, kas kõik vastab tänapäevasele situatsioonile. Ma räägin natuke hiljem, millised moodulid me oleme juba uuendanud, mõned on veel endiselt vanamoodi, sest me lihtsalt ei jõudnud neid uuendada veel ja me tegelikult ootame veel tulemusi, tehakse vahehindamine ja siis sealt tulevad tulemuste põhjal me hakkame ka üle vaatama ülejäänud mooduleid. Aga see oli siis põhjus, miks me läksime seda kohanemisprogrammi muutma, programmi ja ka määrust. Lisaks sellele olid mõned konkreetsed tehnilised asjad, mida me tahtsime parandada ja nii edasi. Ehk siis see muudatuste eesmärk oli viia kooskõllada Euroopa Liidu regulatsioonidega, uue VRKS-iga ja ka kaasajastada ta vastavalt tänapäevastele ootustele ja vajadustele. Kas seni kellelgi on küsimusi? Ei ole? Okei. Hetkel ei ole. Väga hea. Ma lihtsalt nagu ei tea, kas ma suudan nii pikalt rääkida sellel teemal. Mulle tundub, et seal nii väga palju asju ei ole arutada, aga küll me vaatame, et kui me lõpetame varem, siis on maast leitud aeg. Mis kindlasti ei muutu, on see, et kohanemisprogramm nagu selline, et ta jääb olema, et need moodulid ei muutu, seal on selles mõttes, et on teemamoodulid ja keeleõppe on see sisu, mis me pakume ka edaspidi.
lihtsalt muutub võib-olla nende moodulite õppekava ja ka mõne puhul kestus ja vorm, kuidas võib läbida. Nagu ma ütlesin, uueks sihtrühmaks on meil rahvusvahelise kaitse taotlejad. Siin nendele kohanemisprogrammi pakkumine oli ka julgeolekukaalutlustel, et kui me ei saa nõuda, et inimene jälgib seadusi, kui ta neid ei tea, selles mõttes, et ta küll ei vabasta teda seaduste täitmisest, aga see on see on palju keerulisem. Ehk siis taotlejad, kohanemisprogramm koosneb 2 osast. Üks on keeleõppe A1 tasemel. Me kaalusime seda, et kuna taotlejatel esimese 6 kuu jooksul ei ole õigust Eestis töötada, siis nende aeg, neil ei ole muud kui aega. Ja see on väga väärtuslik ja tõhus pakkuda neile keeleõpet sellel etapil nii palju, kui on võimalik, sellepärast et pärast jõuavad kõik muud probleemid, et lapsed kooli, lasteaiad, töökohad ja nii edasi. Et me loodame, kuna erinevatel inimestel ka see taotluse menetlemise periood võib olla erinev, aga me hindasime, et kui teha seda intensiivsemalt kui muidu meie kursused tänapäeval, siis jõuab A1 tasemel keelekursuse läbi käia juba taotlemise etapil. Ja siis, kui nad saavad näiteks elamisluba, siis nad sujuvalt võivad üle minna A2 tasemele edasi õppima, aga neil on see Eestis keele õppimise kohustus, harjumus seda teha, arusaam sellest, et miks see vajalik ja oluline on, ta on juba selle menetluse käigus paika pandud. Et see, et nad ei osale selles programmis, küll ei saa tunduvalt mõjutada seda otsust, et kas neile antakse elamisluba või mitte, aga see on üks mõjutamise mehhanism ka politsei- ja piirivalveametnikelt, et näha, et kui tegelikult seaduskuulekas inimene on, sest PPA vaatab sellele väga selgelt julgeoleku prisma läbi, et kui nii-öelda kaasa töötavad inimesed, need taotlejad on, kes seda elamisluba taotlevad. Teine, mida nad peavad läbima, on sisseelamismoodul. Sisseelamismoodul on meil 16 akadeemilist tundi ja ta käsitleb mitte väga süvitsi, aga neid teemasid, mis on just Eesti julgeoleku, Eesti seaduslikku käitumist, Eesti ühiskondlikke norme või tööturule pääsemist, võib-olla ka sellised teemad, mis puudutavad digioskusi, et nad saaksid aru sellest, et kuhu nad satuvad, et mis riiki. Ühesõnaga, eesmärk on see, et nad saaksid aru, kuhu nad sattusid. Et kus nad on, mis nendelt oodatakse ja mis on need esmased sellised teadmised, millele nad peavad kindlasti tähelepanu pöörama. Kui nad saavad pärast rahvusvahelise kaitse staatuse, siis see sisseelamismoodul ei vabasta need sellest saanute kohanemisprogrammi baasmoodulist. Nad peavad ikkagi minema, sest see sisseelamismoodul on hästi üldine. Me ei läinud seal nagu väga süvitsi mingisugustesse teemadesse, mis võib-olla ei ole relevantne nende jaoks, kes siiski elamisluba ei saa. Aga nad peavad siin viibima, ma ei tea, 2 kuni 6 kuud, et nad peavad siiski aru saama, kuidas meie ühiskond toimib, et mis on need ühiskondlikud normid, mida nad peavad jälgima ja mis on need seadused, mida nad peavad täitma. Seega peale seda, kui nad saavad saaja staatuse, siis nad ikkagi peavad läbima uuesti rahvusvahelise kaitse baasmooduli
mis on pikem 4-päevane ja nii edasi, mida me veel ka hakkame üle vaatama ja uuendama, ta ei ole veel uuendatud. Aga see on täienduseks neile. Mis puudutab keeleõpet, nagu ma ütlesin, et kui nad alustavad taotlejana keeleõpet A1 tasemel, siis nad saavad saaja rollis juba jätkata A2 tasemel. Kui nad saavad staatuse sellel hetkel, millal neil on veel eesti keele kursus pooleli, siis nad saavad seda ilusti lõpuni jätkata samas grupis, nad ei pea midagi vahetama, et nende keeleõpe ei jää katkendlikuks, vaid proovime seda korraldada võimalikult sujuvalt inimeste jaoks. Nii, kas selle kohta on mingeid küsimusi? Piret Stepanovilt Saaremaalt oli küsimus, et kas, kus ja kuidas me saaksime uuendatud moodulite sisuga tutvuda. See on võib-olla nagu edaspidi sul jutu sees tuleb ka kindlasti. Ja see on see kohanemisprogrammi rakendamise osas, et tegelikult kohanemisprogrammi määrus avalikustati 12. juunil ja ta jõustus 15. juuni ehk siis 2 päeva tagasi ja seda nagu ükskõik, mis Eesti seadust võib leida Riigi Teatajast ja kui kerida allapoole, siis seal on kõik moodulid ja moodulite sisud ja väljundid, et mis siis on need oskused ja teadmised, mis uussisserändajad peavad omama selle mooduli lõpus. Et need kõik leiab Riigi Teatajast. Muidu Riigi Teataja on ka uuenenud nüüd, kui ma läksin otsima esmaspäeval seda oma määrust, siis oli natukene seal nokitsemist, et enne kui ma jõudsin õigesse kohta, nii et proovige, vaadake, ta on ka disaini poole pealt muutunud selline rõõmsameelsem natuke praegu. Aga kogu see info on seal olemas. Mis ma räägin veel, mis on sellised olulised muutused, et vanasti oli niimoodi, et kõik sihtrühmad teavitasid kõikidest kursustest ja ka kordusteavitused on läinud PPA-lt. Nüüd on siis nii, et endiselt PPA saadab selle esmase kutse, ehk siis kui inimene saab endale elamisluba rahvusvahelise kaitse taotlejate puhul, see menetlus on natuke teistsugune. Me saame andmed otse PPA-lt nendele, kellele me võime hakata pakkuma seda siseelamismoodulit, aga üldiselt PPA saadab selle esmase kutse ja edaspidi see süsteem töötas vanasti nii, et kord kvartalis esimese aasta jooksul ja kord aastas järgnevate aastate jooksul saatis PPA neile korduskutsed kohanemisprogrammis osalema, kes ei ole veel seda teinud. See ei olnud selles mõttes väga efektiivne, sest sellel hetkel, millal inimene saab kordusteavitus, ei pruugi olla talle sobivaid kursusi avatud. Teda justkui suunatakse sinna Settle in Estonia portaali, ta võib isegi sinna minna, reageerib sellele, aga kui ta teeb lahti, siis ta ei leia endale sobivat kursust, sest need ei klapi omavahel, sest PPA võib seda korduskutset saada täiesti suvalisel ajal, võib-olla sellel hetkel, millal ei ole ühtegi uut rühma avatud. Seoses selle uue määruse jõustumisega see süsteem muutub, ehk siis PPA saadab esmase kutse, aga edaspidi kordusteavitused toimuvad teistmoodi. Neid enam ei saada PPA, vaid nad lähevad meie süsteemist, Settle in Estonia süsteemist automaatselt. Sellel hetkel, millal süsteemis avaneb konkreetse isiku staatusest lähtuvalt konkreetsele isikule sobiv kursus. Et see välistab seda, et inimene läheb ja näeb seal tühja lehte, kus ei saa ennast registreerida. Ja teine variant on see, mille kohta me oleme saanud palju sellist, ütleme, negatiivset tagasiside, et
et inimesed põhimõtteliselt pidid käima regulaarselt ise kontrollimas, et millal avatakse need uued grupid. Nüüd siis need mõlemad asjad on lahendatud sellega, et niipea kui avaneb uus grupp, mis sobib konkreetsele sihtrühmale, talle läheb selle kohta teavitus. Ehk ta ei pea seda jälgima ise, ta ei pea vaatama, et see tema profiili juures olevate kursuste arv on 0, eks ole. Et ta saab värskelt info ja ta saab jooksvalt info kogu aeg, et niipea kui uus talle sobiv moodul avatakse, siis ta saab selle kohta info. See käib nii keeleõppe kohta kui ka teemamoodulite kohta. Ja ütleme niimoodi, et see käib kohustuslike moodulite kohta, sellepärast on ka need vabatahtlikud moodulid, kus ei pea ilmtingimata osalema, ütleme, kui me räägime rahvusvahelise kaitse saajatest, siis nende jaoks on kohustuslik siiski see baasmoodul, mis on neile mõeldud, aga kõik töömoodul, ettevõtlusmoodul, peremoodul, digimoodul ja need 4 on põhimõtteliselt vabatahtlikud. Neid võib läbida, aga ei pea. Nende kohta eraldi võib-olla ei lähegi teavitus. Meil see teavitus ei ole veel käivitunud. Me seda veel peame parandama jooksvalt, sest seni ei olnud õiguslikku alust ja nüüd siis, kui sügisel hakatakse uusi kursusi programmi üles laadima, siis hakkavad minema inimestele need teavitused võimaluste kohta. Nii. Nüüd mulle tundub, et see on üks selline väga oluline praktiline muutus ja nüüd ka see erinev eelmiste määruste versioonidest on, et seal on üks 6. paragrahv, kus on väga selgelt öeldud, mis sihtrühmale, mis moodulid on kohustuslikud, millised on tal võimalik täiendavalt läbida ja millised piirangud tal on tegelikult, kas ta juhul, kui ta ei saagi, kui ta ei pääsegi teiste moodulite juurde. Miks see on oluline? No ühelt poolt see on see seadus õiguslik selgus, et kellel millekski õigused on ja ta on kõikide jaoks ühtemoodi selge, et nii teie saate nõustuda oma kliente ja näete konkreetselt, kellele miskit on kättesaadav ja mis on tema jaoks kohustuslik ja ka inimese enda jaoks on see väga selge. Ajutise kaitse saajate puhul ma võib-olla ütlen nii, et nende puhul kehtib see piirang, et need teised moodulid, töömoodul, peremoodul ja nii edasi, nad on nende jaoks kinni, et nad ei pääse sinna. Miks see nii on? No kõigepealt täna on üldse arvestades sellega, et ajutine kaitse peab olema ajutine. See situatsioon, mis tal meil praegu on, et 4 aastat põhimõtteliselt juba 4. aastat on kõik ajutine situatsioon, see ei ole ikkagi normaalne. Siin koha peal ma ei oska öelda, mis on hea, mis on halb. Meie ka Eesti riigis me tegelikult seda otsust ei tee. Ütlen teile kohe, et tegelikult praegu käivad läbirääkimised Euroopa tasandil, et pikendatakse veel 9 aastaks seda ajutist kaitset. Ehk siis teoreetiliselt ta peaks lõppema, selle kohta veel ametlikku otsust ei ole, aga Euroopa Liidus ei ole mingit paremat lahendust. Et suure tõenäosusega seda pikendatakse kuni märts 2028. Nii et me peame sellises nii-öelda ajutises situatsioonis elama veel, aga Siseministeerium juba töötab välja erinevad stsenaariumid, kuidas teha seda üleminekut sujuvamalt ajutise kaitse pealt teiste õiguslike aluste peale. Ja sellel hetkel, kui ajutine kaitse muutub näiteks mingiks muuks aluseks, siis avaneb ta ka ligipääs teistele moodulitele juhul, kui seda väga peaks tahtma. Ja rahvusvahelise kaitse saaja on võib-olla selle poolest erinev, et tema on ainuke, kes võib seda ka baasmoodulit läbida korduvalt, sest muidu meil kehtib see printsiip, et kui inimesel on juba läbitud mingisugune moodul, siis ei ole tal mõtet seda korduvalt teha, aga
rahvusvahelise kaitse saajaid peetakse Eestis kui ka igal pool teistes riikides niivõrd haavatavaks sihtrühmaks, et neil on teoreetiliselt võimalik seda baasmoodulit läbida korduvalt. Aga ma pean tõdema seda, et mitte ükski rahvusvahelise kaitse saaja ei ole seda õigust seni kasutanud. Nii et mitte keegi ei ole seda korduvalt läbinud. Nii. Vahele, sest vestlusaknasse on meil küsimusi tulnud nüüd, ettepanekuid ka. Et kuigi sa ise juba mainisid ka ära, ma arvan, et see oli kas seda infot võib vabalt ja avalikult jagada ka uute tulijatega. Nagu sa ise ütlesid, et seda te hakkate nüüd alles veel testima neid otsekirju nendele saajatele ja et seda siis praegusel hetkel ei oleks mõttekas vist veel jagada? Ma ütlen niimoodi, et seda võib küll inimestele öelda, sellepärast, et praegusel hetkel nüüd on suve algus ja me suvel tavaliselt suveks ei ava uusi gruppe, sest inimesed ei tule, nad ei saa täis. Inimesed on kuskil, ma ei tea, puhkamas, kuskil käimas külastamas oma sugulasi ja nii edasi. Selleks hetkeks, kui me augustis hakkame uusi gruppe välja pakkuma, selleks hetkeks peab olema see süsteem toimiv. Nii et põhimõtteliselt võib juba praegu inimestele öelda, et kuigi on kasulik siiski, seni kuni see on testitud ja täiesti toimiv variant jälgida näiteks Facebooki gruppi, mis Integratsiooni Sihtasutuse poolt tehtud Setelen Estonia programmi jaoks, et nad vaataksid lihtsalt igaks juhuks vahepeal, et kas on midagi seal huvitavat pakkuda või mitte, aga teoreetiliselt võib juba öelda, et nad ei pea seda aktiivselt ise jälgima, vaid siis, kui avatakse gruppe, siis neile tuleb teavitus. Siis Viola, sa said siit vist ka vastuse. Kas siia teavitus käivitub hiljemalt septembrist? Tegelikult ilmselt augustis. Siis veel ettepanek on vabatahtlike kursuste kohta võiks ka siiski teavitus olla, muidu sihtrühm ehk ei teagi, et selline võimalus on. No siin on meie kardame ainult ühte ja me ei ole veel seda 100% otsustanud, kuna me peame vaatama, kui tihedalt, kui tihti need hakkavad meil välja minema. Me ei ole isegi otsustanud, kas me iga kursuse kohta saadame eraldi või me ootame, kuni koguneb mingisugune arv näiteks ja siis saadame kõik korraga, et inimesed ka ei upuks nendesse teavitustesse, sest siis, kui neid on liiga palju, siis on ka halb. Siis nad ei võta seda tõsiselt ja rohkem pigem paneb neid kuskile rämpsposti ja ongi kõik. Et ta peab olema optimaalne, et ta ei uputaks ka seda postkasti. Nii, et me kaalume seda, me vaatame, kindlasti me tahame, et inimesed tuleksid ka nende teistesse moodulitesse, aga need moodulid, kuna ma natukene räägin nendest moodulitest just järgmise punktina, et siis ma ütlen teile ka, mis on need uuendused nende moodulite seas ja me tegelikult üritamegi jätta ainult need moodulid, mis on niigi väga hästi kasutusel ja inimesed ise leiavad need üles. Ja tegelikult, kui nad oma profiili juurde lähevad Setelen Estoniasse, siis nad näevad neid kindlasti seal aktiivsena. Lihtsalt ma ei tea, kas see teavitus peab olema mitte kohustuslike moodulite puhul. Me otsustame seda jooksvalt, kui me näeme, kui suur voog läheb nendele inimestele, kui palju teavitusi neile hakkab minema, et nad ei upuks ära nendesse. Aitäh. Kas me saame järgmise teema juurde minna? Ja siis ma räägin nendest... Hetkel küll, jah. Okei, super. Siis ma räägingi nendest moodulitest, et me oleme jätnud välja vanast programmist 2 moodulit. Me oleme jätnud välja õppemooduli ja teadusmooduli. Kuna põhjuseks on see, et Integratsiooni Sihtasutus monitoorib ja vaatab väga pingsalt, et mis on nende moodulite külastatavus
ja nende 2 mooduli puhul ta oli niivõrd madal, et ei olnud mõtet üleval pidada kogu aeg süsteemi, kus on valmidus pakkuma midagi, mille järgi ei ole nõudlus. Ja seda nõudlust ei ole ilmselt paari põhjuse puhul või tõttu. Üks on see, et tegelikult õppeasutused pakuvad ka ülikoolid või kutseõppeasutused pakuvad ka välistudengitele ka omad programmid. Ja seal on konkreetsed nõustajad, kes aitavad neid ja nõustavad. Ja teine põhjus on see, et tegelikult baasmoodul kuigi palju kattab juba seda õppimise võimaluste küsimust. Et seal on nii-öelda eraldi sellest õppimisest räägitakse nii täiskasvanute õppest kui ka lastele mõeldud, et need koolid, koolikohustus ja harrastused ja kõik see asi on kaetud baasmoodulis. Nii et me leidsime, et tegelikult neid eraldi pidama ei ole mõtet. Kuhu aga me oleme jõudnud, on see, et meie ise pidevalt loome erinevaid digilahendusi ja meil on käivitumas e-õppeformaat nagu selline, mida varem ei ole olnud. See ei ole online, kus on õpetaja ikkagi online'is, nii nagu meie praegu teiega räägime, et üks õpetaja on seal ekraani taga ja nii edasi, vaid e-õppeformaat. Ehk see kursus näiteks tavarändajate baasmooduli jaoks on juba loodud ja töötatakse välja ka vabatahtlikele rändajatele töö- ja peremoodul, mis on täiesti e-õppe formaadis, mis tähendab seda, et inimene logib sisse, läheb sinna Digiriigi Akadeemiasse ja vaatab, seal on tekstid, seal on videod, seal on vahepealsed testid, mida saab lahendada ja lõpus on selline üldine teadmiste kontroll, mille läbimise tulemusena inimesele läheb kirja, et ta on baasmooduli läbinud. Ehk siis nende jaoks, kes on näiteks digipädevad, kelle jaoks aeg on hästi oluline, et nad näiteks ei saa käia päevasel ajal kuskil koolitustel, olgu see kas online'is või koha peal, vahet ei ole, ta ei saa puududa ühe terve päeva kuskilt töölt näiteks, siis see e-õppeformaat võimaldab inimestel tegelikult teha seda baasmoodulit, praegusel hetkel on baasmoodulid, tulevikus ka teisi mooduleid täiesti online'is ja see tähendab ka seda, et ei pea seda ühe päevaga läbima. Tal on vaba valik, kui kaua ta seda teeb. Põhiline on see, et ta teeb vaatab kõik need videod, loeb kõik need tekstid läbi ja siis pärast sooritab selle testi vähemalt 80% ja kui see asi toimub, ta võib seda teha kas või kuu aega, 1 tund iga päev või siis pool tundi iga päev, et me üritame lisada sellist paindlikkust. See on nii-öelda üks moment, et me ise toodame juurde pidevalt mingisuguseid digilahendusi uussisserändajatele, aga küsimus on, kas need on piisavalt pädevad, et neid digilahendused kasutada. Ja sellepärast on meil, lisaks sellele, et see on rahvusvahelise kogemuse pealt need digipädevuste tõstmiseks erinevaid formaate ja mooduleid eksisteerib ka teistes riikides, mis ei ole isegi nii palju digitaliseeritud kui Eesti, siis me jõudsime ikkagi lahenduseni, et me peame seda digimoodulit pakkuma uussisserändajatele. See on meie jaoks täiesti uus asi. Digimoodul me alustasime selle loomist juba 2024. aasta lõpupoole, siis meil oli eelmisel aastal kevadel, meil oli InnoSprint, kuhu oli kaasatud RIA, Pagulasabi Integratsiooni Sihtasutus, meie enda küberturve spetsialist Kultuuriministeeriumist ja me olemegi teinud põhimõtteliselt küsitlused inimestelt, uussisserändajatelt, oleme nendega rääkinud ja oleme välja pakkunud programmi, mis on tänapäeval juba saanud kommentaarid ka teistelt asutustelt.
eriti Justiits- ja Digiministeerium on väga sellest huvitatud, võib-olla ta veel muutub natukene, ta praegu on olemas ka Riigi Teatajas, juba saab vaadata ja näha, mis teemad me kattame selles digimoodulis. Aga jah, kuna me alustame alles sügisel selle testimisega, siis selle piloteerimise käigus võivad tulla veel mingisugused nüansid, mida võib-olla on vaja korrigeerida. Aga praeguselt me oleme planeerinud ta selliselt, et digimoodulit on võimalik läbida 3 erineval tasemel. Ehk siis inimene hetkel küll, tuginedes oma enese hinnangule, ta peab ütlema, et kas ma lähen algtaseme, kesktaseme või edasi jõudnud gruppi. Et kuhu ma siis, mida ma siis valin, mis on see, kas ma üldse ei oska näiteks emaili avada ja ei tea, mis on manus ja ei tea, kuidas nii-öelda liikuda mööda linki näiteks teise keskkonda. Või ma tegelikult seda enam-vähem oskan, aga ikkagi mul on palju sellist igapäevase kasutamisega raskusi ja samuti ma ei tea ka absoluutselt, et kuhu ma pean minema, mida ma pean avama, mis linki ma pean avama, kuidas ma loon endale konto, kuidas ma registreerin ennast kas terviseportaalis, kuidas ma panen ennast kirja perearstile, ühesõnaga kõik need. Vanasti me proovisime käsitleda seda baasmooduli raames, aga kuna baasmoodul on ka uuenenud ja ta keskendub praegu natukene rohkem teisele aspektile, millest ma ka kohe räägin, ehk me siis otsustasime, et me toome täiesti välja need digioskused ja digiteadmised, mis inimesed peavad teadma Eesti kui digiriigi toimimise kohta. Edasi jõudnutele me loome ka e-õppe formaadis tulevikus. See ei ole veel praegu me piloteerime ainult keskmist taset, sellepärast, et see on ilmselt see, kus on kõige rohkem, mille järgi on kõige rohkem nõudlus. Või see edasi jõudnutele kursus on mõeldud nendele, kes needsamad tavarändajad, kellel on näiteks, kes on IT-spetsialistid, mis iganes, neil ei ole vaja rääkida üldse sellest, mis on nii-öelda digiteenused, vaid millised nad on ja kuidas need Eestis konkreetselt kasutada. Justiits-Digiministeeriumiga arutledes me saime teada, et ilmselt selle aasta lõpuks luuakse nende poolt ka selline tööriist, mis aitab inimesel hinnata oma taset. Just nimelt, kas ta on see alg, kesk või edasi jõudnud. Praegu need on Euroopa tasandil juba mingisugused on olemas, aga ma tean, et Justiits-Digiministeerium koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi tahavad välja töötada sellise tööriista, mis aitaks just nimelt Eesti kontekstist lähtuvalt määrata inimeste digioskuste taset. Kindlasti, kui see instrument on Eesti riigi poolt loodud, siis me võtame ta kasutusele. Aga praegusel hetkel küll see oma taseme määramine toimub inimese enda poolt, sest meil ei ole pädevusi öelda, et kuhu ja meil ei ole sellist mehhanismi, kuidas me saame, mis testid inimene siis peab läbima selleks, et võib-olla paremini, täpsemini määrata seda taset. Ja kui ta valib mingi tase nendest 3 taseme, siis ta saabki läbida ainult selle taseme. Ei ole niimoodi, et ta kõigepealt läbib algtase, siis ta liigub keskmisele ja siis ta läheb sinna edasi jõudnutele. Ei, ta peab läbima ühe ja ta liigub selle ühe sees. Ja kui vaadata Riigi Teatajas lisa number 2, mis on digimooduli lisa, sealt on näha 3 tasandil, et mis kuulub iga taseme õppekava sisse ja mis on need väljundid, mis me sealt saada tahame. Kas digimooduli kohta on küsimus? Jah. Kohe küsin, mis on tulnud meile vestlusaknasse. Kas on võimalik baasmoodulid ka meie partnerite esindajal ehk KOV töötajal vaadata, osaleda seal?
kas see baas on juba olemas seal digiriiulis? Ma pean küsima Marii käest. Marii on Integratsiooni Sihtasutuse õppekavade eest vastutav spetsialist, et ta on kindlasti olemas. Praegu seda testitakse sihtrühma peal ja kui on vaja seda, ma pean tema käest küsima, et kui inimesed praegu, kes osalevad selles infotunnis, keegi soovib konkreetselt minna ja seda e-õppeformaadis baasmoodulile ligipääsu saada, siis kirjutage mulle palun isiklikult ja ma suhtlen Mariiga ja tema võib selle ilmselt ligipääsu teha. Sest praegu teie ei saa sinna ligipääs, te ei ole uus sisserändajad. Teil on vaja eraldi luua võimalust sinna pääseda, et kui te tahate seda vaadata, siis kindlasti ilmselt saab, see ei ole probleem. Siis küsimus, mis on moodulis maksimaalne osalejate arv? Kas me räägime digimoodulist praegu? Ma arvan, et siin on ikkagi see veel baasmooduli küsimus. Võib-olla Vitali ise sa täpsustad. Ja see baasmoodul, just. Ja see oli, sa pidasid silmas seda kontaktõpet? Just. Minu arust see on hanke tingimused, aga seal võib osaleda kuni 30 inimest, aga gruppi võib avada siis, kui 10 inimest on ennast registreerinud. Siis on küsimus, kas seda moodulit saab läbida ainult ühe korra või on võimalik osaleda ka mitu korda? Siin on hästi selline oluline nüanss, kas osaleda või läbida. Läbida saab ühe korra. Kui sa oled testi teinud, kui sa oled selle 80% ulatuses osalenud ja sinul seisab linnuke, et sinu puhul on see läbitud, siis teist korda läbida enam ei saa. Kui sa oled osalenud, aga ei ole täiskursuse läbinud, kui sa pidid ära minema mingil X põhjusel, ma ei tea, arsti juurde, vanema aitama, mis iganes või tööle, siis sul on võimalik uuesti tulla ja seda läbida. Kui sa osalesid, aga mitte täies mahus, siis on võimalik, kui sa oled juba läbinud, siis ei ole. Ja me räägime ikka baasmoodulis, kas e-õppe formaadis või mitte, sest jälle, kui sa oled, me ei ole praegu otsustanud, et kui inimene on läbinud seda e-õppe formaadis, tal on endiselt ligipääs sellele kursusele, sellele infole, mis on seal olnud, aga ta lihtsalt ei saa enam testi teha, seda lõputesti teha, aga ta näeb ikkagi neid materjale endiselt jätkuvalt. Siis on küsimus, kas digimooduli testimisel saab osaleda? Digimooduli testimisel kellena? Õppijana? Piret, sa täpsustama soovi, palun. Piret? Ja, kohal. Et ma sain aru, et seda testitakse alles nende klientide peal, eks ju? Et ma tahaks mängida ühte klienti ja siis arvata midagi sellest, et kas ma sain hakkama, mis oli keeruline, mis oli tore? Seda ma pean läbi rääkima meie partneriga, kes hakkab seda tegema. Ma praegu jään vastuse võlgu, et tal on ju mingisugused tingimused, mille peal ta seda tagasisidet korjab ja seal on ka see, et kui palju inimesi osaleb ja mis mahus ja nii edasi ja enamasti nad on koha peal Tallinnas, Piret. Et ühesõnaga kirjuta mulle ka eraldi, ma pean seda eraldi küsima, sest ma praegu jään vastuse võlgu, et kui realistlik see on, aga mis on kindlasti vajalik, et kui teil on sihtrühmale ligipääs, te teate konkreetselt inimesed, kes on uus sisserändajad, kes soovisid osaleda, siis andke nende kohta meile ka infot, sest meil on nii vaja kogu aeg sihtrühmale ligipääs, kes hakkab seda testima. Ma ei oska öelda, Piret, kas sina saad olla see sihtrühm?
Aga kui te leiate mingi vabatahtliku uut sisserändajat, kes soovib seda teha, siis nende andmed võib mulle ka jagada. Aga konkreetselt sinu kohta ma küsin eraldi. Kirjuta mulle lihtsalt. Aitäh, ja kirjutan. Siis järgmine küsimus. Kas digimoodul saab olema kontaktkoolitus? Praegu me otsustasime nii, et me ei saa täiesti välistada sellist online õpet, nagu meil praegu on. Online tähendabki seda, et õpetaja on ekraani taga, kuna me tahame kindlasti katta tervet Eestit. Sest meil ei ole võimalik minna mingisugustesse väikeste kohtadesse pakkuma kursust 1-2 inimesele, see on liiga kulukas. Aga meie eeldus ja meie soov on, et alg- ja kesktasemel see kursus oleks suuresti kontaktõppes koha peal, kus on õpetaja, kus on arvutiklass, kus saab tulla ja nii-öelda katsetada ilma selleta, et inimestel võib olla ka, kui ei ole piisavalt oskusi, siis nad kardavad vajutada mingit valet nuppu ja siis nad ei tea, kelle käest küsida ja siis nad ei tea, kuhu tagasi minna ja nii edasi. Et selle vältimiseks me ikkagi eeldame, et see alg- ja kesktase on siiski pigem kontaktõppes, aga me ei saa välistada see online, mitte vaid online õppeformaat, me peame ka jätma selleks, et kõik saaksid osaleda, isegi need, kes elavad väiksemates kohtades kuskil kaugemal. See, mis puudutab edasi jõudnud, ma juba ütlesin, et edasi jõudnutele ta on ainult õppeformaadis. See tähendab seda, et neil ei ole vaja ju sellist tavakasutaja oskusi, vaid nad peavad teadma täpselt lihtsalt, et mis teenust, kus kohast saab ja selle me saame luua väga ilusti e-õppena. Ma arvan, Vitali täienda, kui peaks olema su küsimusel veel mingi koht, mis ei saanud vastust. Vitali küsimus oli, kas said vastuse? Nii, hetkel on küsimused läbi ja võid edasi minna. Aitäh! Ja aitäh küsimuste eest. Mis me saime veel uuendatud juba praegu, siis on see tavarändajate baasmoodul. Tegelikult see ülesanne tuli meile WWTP-st, Vabariigi Valitsuse tööplaanist, et me pidime lisama rohkem Eesti kultuuri, ajalugu, kombestiku, kõik, mis on nii-öelda Eesti sellise kultuurilise osaga või väärtustega seotud. Kuna meie erinevalt muidugi väga paljudest teistest Euroopa riikidest, me siiski endiselt keskendume kuigi palju sellele, et see lõimumine ja kohanemine oleks sisuline, mitte niivõrd formaalne. Sest paljudes teistes riikides on see põhimõte, et job first, niipea kui inimene, ta ei pruugi olla veel lõimunud, ta ei pruugi veel keelt osata, põhiline, et ta leiab endale töö ja küll sealt kaudu ta suudab toetada oma perekonda ja läbi kontakte töökohal ta lõimib ja õpib keelt. Mis seal nagu kindlasti on teatud iva sees, aga meie lähenemine on siiski natukene teistsugune, ehk siis baasmoodul vanasti ta oli 8 tundi, väga palju erinevaid teemasid, toimus enamasti loengu formaadis, küll seal olid ka juba mingisugused sellised interaktiivsemad ülesanded ja harjutused, aga suuresti seal oli lihtsalt niivõrd palju informatsiooni, et seda oli keeruline kuidagi liiga interaktiivseks teha. Nüüd on eesmärgiks see, et me baasmooduli täiendasime kultuurilise osaga. Tavarändajate baasmooduli maht on ka kasvanud. Ta on siis tänapäeval 16 akadeemilist tundi. Vanasti oli 8, astronoomilist küll, aga 8 ja nüüd on 16 akadeemilist tundi. Me viisime kõik lihtsalt akadeemilisteks tunniteks, et meil oli vanasti osa moodulitest oli akadeemilistest, eesti keel oli akadeemilistest, teises olid astronoomilistest ja me muutsime kõik akadeemilisteks, nii nagu ülikoolist. Sellepärast ma natuke siin seletan, et mahud
täpsemalt. Ehk ta on läinud 1/3 võrra pikemaks. Ja seal käsitletakse just nimelt seda Eesti ajalugu, mis on Eesti jaoks Eesti kultuuriväärtused, mis on Eesti kombed, sellised ühiskondlikud arusaamad, mis on meieks oluline, ütleme, ajaloolise pärandi mõttes, et meie laulupeod, ma ei tea, meie ajalugu, keele väärtustamine, et miks seda üldse vaja on ja nii edasi, et me lisasime baasmooduli juurde täiesti uue ploki, mitte et see ei olnud üldse kaetud varasemalt. Oli küll, aga mitte nii süsteemselt ja mitte nii laialt nagu tänapäeval. Ja kuna see maht on nüüd suurenenud, siis me näeme ka seal rohkem võimalusi arutada ka mingisuguste pereväärtuste ja teiste ühiskondlike väärtuste osas, teha võib-olla rohkem mingisugust grupitööd ja panna inimesi mõtlema selles, et mis see tegelikult tähendab, mitte lihtsalt väljastama infot nagu loengu käigus, et see on nii ja nii ja nii. Et me väga tahame viia sisse sellist arutelu formaati, et kus saaksid osalejad ise pakkuda, et kuidas nemad seda saavad, kuidas nemad nendest asjadest saavad aru, kuidas nemad seda tunnetavad. Võib-olla toovad paralleele, kuidas see on nende riikides ja nii edasi, et tekiks selline natukene teistsugune tunnetust nende koolituste peal. Praegu see puudutab ainult tavarändajate baasmoodulid. Me hakkame ka seda katsetama või piloteerima nüüd sügisel. Meil on Integratsiooni Sihtasutusel partner on olemas ja ta hakkab sellega sügisel tegelema ja põhimõtteliselt piloot peab lõppema selle aasta lõpuks ja järgmiseks aastaks ta on juba nii-öelda tavatoode meie mõistes. Seal me katsetame ka erinevaid formaate. Ehk siis täpselt samamoodi nagu ka praegu on võimalik seda klassiruumis läbida, on võimalik seda online'is, nagu me teiega praegu on, aga on võimalik kombineerituna. Ehk siis see baasmoodul e-õppena, mida me oleme varem loonud, mis on väga-väga tore, aga seal puudub see kultuuriline osa, et me võib-olla tulevikus on võimalik, kes soovib läbida 2/3 sellest baasmoodulist online e-õppena ja siis kultuurilise osa jaoks tulla koha peal, sest see jätkab ka inimestele rohkem paindlikkust. See kultuuriline osa toimub ühel päeval ja seal on arutelud ja seal on see sotsialiseerumise moment, kus on võimalik kohtuda teiste uussisserändajatega ja konkreetselt arutada. See, mis puudutab tööelu ja kõik muud sellised praktilised aspekti, neid on võimalik läbida ka e-õppena, aga seda kõike me piloteerime ja ma praegu ei saa 100% öelda, et kuidas ta siis lõpuks on, et kas me pakume ühte, teist või pakume mõlemat varianti või kombinatsioon nendest, et see alles selgub selle aasta lõpus. Aga seda me hakkame piloteerima, nii et see kultuurilise osa lisamine baasmooduli ja selle baasmooduli kestuse suurenemine või mahu suurenemine ongi see oluline muutus. Kindlasti, mis sellele peab järgnema tegelikult ka rahvusvahelise kaitse, ajutise kaitse saajate baasmoodulite ülevaatamine. Kas seal on see kultuuriline osa esindatud piisavas mahus ja üldse, kas need teemad, mida me käsitleme rahvusvahelise ajutise kaitse moodulite sees, kas nad on endiselt ajakohased ja nii edasi. Sellega me ka tegeleme sügisel, kui meil on vahehindamise tulemused käes, siis me keskendume sellele, et uuendada ka teised moodulid, sest töömoodul, ettevõtlusmoodul ja peremoodul on siiani uuendamata ja ka RVK JK baasmoodulid ka uuendamata. Need me peame uuendama ka siin sügisel, töötame selle kallal ja ma ei tea, kas nad kohe järgmise aasta alguses on juba uued või me järgmise aasta alguses peame ka midagi piloteerima veel ja siis igatahes vaatame, kuidas sellega läheb. Aga praeguseks hetkeks on siis tavarändajate baasmoodul, digimoodul on täitsa uus
ja sisseelamismoodul, mis on mõeldud rahvusvahelise kaitse taotlejatele, need on uued. Kas baasmooduli kohta on tekkinud küsimusi? Üks küsimus veel tagasi, kui me läheme sinna digimooduli juurde, et kas see digimooduli õpe on ainult arvutis või on ka mobiili vaates? Sa oled vist vastuse võlgu praegu sinu nägu vaadates. Jaa, sest me ei ole veel seda praktiliselt läbi töötanud. Ma tean, et see on üks ülesannetest, mis puudutab absoluutselt kõik digiarendused, et kuidas viia seda rohkem mobiili peale, sest 90% ulatuses inimestel on mobiiltelefonid olemas, arvuti ei pruugi olla. Aga kuna ta ei ole veel, me ei ole veel seda praktikas teinud, siis ma praegusel hetkel ei hakka valetama ja jään pigem teile vastuse võlgu siin, et me liigume sinna poole, et ta oleks võimalik ka mobiilis läbida, aga ma ei tea, kuidas see praktikas hakkab välja nägema. Siis on küsimus, mis keeltes on võimalik baasmoodulit ja teisi mooduleid saada? Kui me räägime tavarändajate baasmoodulist, siis ta on meil traditsiooniliselt olnud inglise keeles, vene keeles või ukraina keeles. Kuna meil on olnud kogu aeg väga palju ukrainlasi, kes on siin tööl käinud, siis see baasmoodul on olnud nendes 3 keeles, kui ma ei eksi. Mis puudutab rahvusvahelise kaitse saajaid, siis seal me peame pakkuma baasmooduli selles keeles, mida inimene valdab. Mis muidugi teeb seda raskemaks nii selle sihtrühma üles otsimise puhul kui ka õpetajate leidmise puhul. On hanked tingimustes on see kirjas kindlasti, et kui neil endal ei ole pakkuda õpetajat selles keeles, mida on vajalik, siis nad võivad kasutada ka tõlketeenust või mingid muid lahendusi. Aga see on väga keeruline, meil on isegi raske leida neid inimesi, kes on väga selliseks eksootilistest keeltes, sest nad lihtsalt ei jõua meieni, sest nad ei oska inglise keelt näiteks ja me ei tea, et me peame neile pakkuma mingis muus keeles. See on juba andmevahetuse ja andmetele ligipääsu küsimus. Te ei pea väga teadma nendest muredes, aga meil on riigis väga keeruline isegi ministeeriumitel kätte saada inimeste kohta andmeid. Selleks on vaja, ma ei tea, mis seadusi, mis tasemel luua selleks, et see oleks võimalik ja mida edasi aeg läheb, seda karmimaks muutuvad need andmekaitse tingimused ja kõik see probleem. Me üritasime praegu uue VRKS-i jõustumisega, ehk siis välismaalastele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse jõustumisega. Me üritasime seda andmevahetuse probleemi lahendada, et meile jõuaksid andmed nende inimeste kohta, kes on üldse õigustatud kohanemisprogrammi saama, sest vanasti see oli nii, et kui inimene ise lõi endale konto Settle in Estonia portaalis, Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus sai teadet ainult nende kohta, kes olid ise aktiivsed ja ise lõid juba endale kontot sinna Settle in Estonia portaalis. Teiste kohta, kes jäävad sellest grupist väljapoole, kellel teoreetiliselt on vaja pakkuda kohanemisprogrammi, aga kes ise ei ole seda oma algatusel ei ole initseerinud, meil puudus info selle kohta. Ja PPA meile seda infot ei väljastanud. Isegi praegu mul on natukene selline kahtlus, et kas me saame kõik paika loksutada seni, kuni on loodud eraldi kohanemisprogrammi andmekogu, mis on ka nüüd selle uue seadusega paika pandud, aga selle loomine, kuna ta on väga keeruline selline ühelt poolt juriidiline protsess, teiselt poolt ka tehniline protsess IT-arenduste näol, et selle
andmekogu loomine on planeeritud 29. aasta lõpuks. Mida me teeme siin vahepeal, kas me saame nende kõikide inimeste infot, kes tegelikult vajavad kohanemisprogrammi või selle tehnilise turvalise struktuuri puudumise tõttu PPA siiski meile need andmed ei anna. Me tänapäeval veel 100% kindlusega ei oska öelda, sest nagu ma ütlesin, see andmekaitse teemad, need on väga tõsised ja need võetakse Eestis on väga tõsiselt, mis on ühelt poolt nagu väga hea. Teiselt poolt me reaalselt ei saa vahest aidata inimesi, kellel on seda abi vaja. Seega, kui teil on teada mingisugustest eksootilistest sihtrühmadest, kellel on vaja kohanemisprogrammi, kes ei osanud seda üles leida, kas keelebarjääri tõttu või mingil muul põhjusel, siis saab alati Britale kirjutada Integratsiooni Sihtasutusest ja tema võtab nendega kontakti. Liiga pikk seletus ilmselt. Aga oli vajalik. Ja üks küsimus on veel, see nüüd puudutab konkreetselt seda viimast teemat, mis sa selgitasid. Mis allikas see kultuuriinfo pärineb? Kes koostas? Arvata võib on mõeldud siis, et kes hanke võitis või kes on selle kultuurimooduli sisustaja? Kultuurimooduli sisustamine on toimunud tegelikult ministeeriumi tasandil koostöös erinevate ametnikega. Kultuuriministeeriumis on erinevad osakonnad, kus on kultuuripärand ja kõik muud, kes on seda läbi vaadanud. Ja meie tuginesime samuti rahvusvahelisele kogemusele, et millised teemad käsitletakse näiteks teisest riikides selle baasmooduli kultuuriosa raames. Ja sellest on sündinud selline kombo, mida nüüd testitakse ja piloteeritakse sügisel ja kui sinna on vaja sisse viia mingeid muudatusi, siis on võimalik seda teha. Kui teil on mingisugused suurepäraseid ideid, mida te arvate, et ilmtingimata on vaja sinna lisada, ehk seda kultuuriosa on võimalik leida, et millest see koosneb endiselt riigiteatajast ja baasmoodul on see lisa 1, et vaadake sealt, et kui sealt on mingid fantastilised mõtted tulemas, siis me võime neid veel sisse viia, sest me niikuinii uuendame veel teised moodulid sügisel, nii et saab muudatuste ettepanekud veel teha. Aitäh, hetkel on jälle küsimused otsas. Ja siis rakendamine, nagu ma juba ütlesin, et see oli minu jaoks esimene määrus, mida ma olen algusest lõpuni teinud. Ta pidi juba jõustuma 12. juuni, ma jäin 3 päeva jõustumisega hiljaks. Ta oli avalikustatud 12 ja jõustus 15 esmaspäeval, nädalavahetus jäi vahele, aga ma loodan, et mitte keegi ei ole surnud nende 3 päeva pärast, et ta hiljaks jäi. Ja nüüd ta siis teoreetiliselt rakendub, ehk siis õiguslik alus selle jaoks on loodud. Aga nagu ma ütlesin, mis puudutab neid kursusi, siis uued kursused juba hakatakse pakkuma pilooti raames uue moodulite näol sügisest. Vanad moodulid käivad nii, nagu nad on alati käinud, seni kuni me oleme muudatused sisse viinud ja neid ära piloteerinud. Ja rahvusvahelise kaitse saajatele meie hakkame pakkuma kursused, keeleõpe on võimalik augustis pakkuda või isegi juuli lõpust ja see sisseelamismoodul, kuna hanke ükskord luhtus ja me pidime otsima uuesti partneri, siis septembrikuust hakatakse pakkuma ka rahvusvahelise kaitse taotlejatele nende sisseelamismooduli. Nii palju rakendus. Ja. Kas on veel mingeid küsimusi? Ma isegi ei oodanud, et ma suudan nii pikalt rääkida juba 1:10. Võib-olla nüüd on see koht, kus igaüks saab veel ise, kui tal tekkis mingi punkti juures küsimus. Siin on lihtsalt loetletud need moodulid, nii nagu nad on ka seal riigiteates.
ehk siis kõikidele uussisserändajatele on kättesaadav ühel või teisel moel need moodulid. Piirangute kohta ka leiab infot sellest määrusest ja see A1 kuni B1 tasemel, et see on see vahemik, kus me pakume, aga nagu ma ütlesin, ajutise kaitse saajate ja rahvusvahelise kaitse taotlejatele on kohustuslik ainult A1. Taotlejatele muud ei olegi kättesaadavad, sellepärast et nad isegi kõige suurema tahtmise juures poleks jõudnud seda teha menetluse käigus. Ajutise kaitse saajatele on täiendavalt võimalik osaleda A2 ja B1 tasemetel keeleõppes. Ühesõnaga, need piirangud kõik on määruse 6. paragrahvi juures, kui keegi tahab üle kontrollida. Küsimus tuli veel, kas nõudlus ettevõtlusmooduli järele on suur? Ütleme niimoodi, et nendest kõikidest moodulitest ettevõtlusmooduli huvi on ilmselt kõige väiksem. Ta on ikkagi spetsiifilise grupi jaoks, et kõik inimesed ei saa olla ettevõtjad. Isegi mina proovisin, ei õnnestunud. Ütleme niimoodi, et sul peavad olema mingi teatud iseloomu omadused, et olla ettevõtja. Aga kindlasti on huvilisi, et sellepärast ettevõtlus, tegelikult meil vanasti ei olnud ta eraldi ettevõtlusmoodulina ja ma räägin vanasti mitte praeguse muutmise käigus, vaid veel varasemalt, et meil töö ja ettevõtlus oli koos, aga siis me nägime vajadust ikkagi seda ettevõtlust täiesti eraldada, sest see jällegi teistele inimestele suunatud ja seal on hoopis omad küsimused, nii et selle järgi nõudlus on. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis edastan Olga. Mul on küsimus keeleõppe kohta. Ja. Kuna see oli kohustuslik ainult A1 tase siiamaani läbida ja mõned inimesed osalesid, ma ei tea, 2 aastat tagasi. Ja praegu tekkis huvi edasi minna. Aga see keeletase on praegu pigem 0, A0 pluss, ütleme nii. Kas on võimalus osaleda veel kord? Kes on nagu, ma ei tea, 2 aastat tagasi osalesid või osalesid online, aga kui korraldatakse koha peal, ja tase ka, keeletase on ka nõrk. Vot nii. Siin ma pean ütlema, et uus määrus sisaldab ka sellist paragrahvi, mis ütleb, et riigi eelarvelistest või välisvahendistest võib inimene sisuliselt õppida keele ühel tasemel ainult 1 korra. Ja see on selliselt sinna kirja pandud, sest meie ressurssid nii õpetajate kui raha osas on suhteliselt piiratud ja neid soovijaid tänapäeval keelt õppida tasuta on väga palju. Selleks, et me saaksime vastu tulla võimalikult paljudele inimestele, kes on samas situatsioonis, siis me ei saa võimaldada inimestel lõpmatuseni käia tasuta kursustel ühele samal tasemel. Kui aga inimene on käinud kuskil 2 aastat tagasi A1 tasemel näiteks ja soovib praegu jätkata, aga ta kardab, et ta järgmiseks tasemeks ei ole valmis või on juba kaotanud mingisugused oskused, siis ma igatepidi soovitan pöörduda ikkagi Integratsiooni Sihtasutuse poole, sest kõigepealt nendel on iseseisvaks, neil on oma nõustamine, mis on mõeldud iseseisvaks keeleõppeks, et inimene võib õppida keelt nagu meelde tuletada endale seda, mis on kunagi õpitud ka igasugustest ressurssidest, mis on tänapäeval kättesaadavad inimestele tasuta. Lisaks on võimalik osaleda erinevates keeleõppe toetavates tegevustest, mis aitaks tal meelde tuletada seda, mida ta on kunagi saanud. Ja kindlasti on need ressursid, mis on ka online'is kättesaadavad inimestele, mis kindlasti nõuavad võib-olla rohkem pingutamist inimese poolt,
kuna ta peab tegema seda iseseisvalt, ma absoluutselt ei ütle, et see on lihtne, ei ole. Samuti keelesõbra programm, ehk siis on võimalik osaleda ka keelesõbra programmis, kus inimestel aidatakse seda nii-öelda aktiivsemat keelekasutust arendada. Et variante on, aga riigi poolt tasuta pakutavaid variante, kui ta on juba läbinud ja tal seisab linnuke seal meie programmis, et tal on juba läbitud, nagu ma ütlesin, osaleda saab, aga läbida saab ühe korra. Siis ma kardan, et ta peab kasutama muid variante. Sain aru. Aitäh teile. Aitäh. Kas on meil küsimusi? Hetkel praegu ma ei näe, aga mul on 2 positiivset tagasisidet ka kirja pandud vestlusaknasse. Väga asjalik ja inimlik selgitus teemale. Aitäh! Aitäh! Ja väga positiivsed arengud. Rõõm kuulda, et te näete seda selliselt. Olen üritanud ja teha midagi paremat inimeste jaoks. Aga ma arvan, et sa siin jagasid lahkelt seda luba, et sulle võib kirjutada meie partnerite poolt, kes soovivad kus, mida osaleda ja ka kõigi küsimustega, et ma arvan, et me oleme igal pool ikkagi jätkuvalt. Käime koos, arutame koos ja edastame üksteisele uudiseid ja meie tagasisidestame enda sihtrühmade poolt sulle. Ja, aitäh ja väga tore tänuväärne publik on olnud, et aitäh, et nii palju teist on tulnud kuulama, mis uut on kohanemisprogrammis. Aitäh. Aitäh. Aitäh ja aitäh kõigile osalejatele. Aitäh! Aitäh! Ilusat päeva teile! Ilusat päeva! Aitäh! Nägemist!